Tere, hea astroloogiaabi jälgija, Urmas ja Karin siin taas ja alustame kohvijuttudega. Tere sulle, Karin. Tere kõigile! Mis meil täna menüüs on? No räägime sellistest teemadest, mis on aktuaalsed. Jah, on jäänud silma kõrva siin, et võimalik tervisekriis on taas terendamas kuskil meist veel esialgu kaugel, aga võib-olla mõne jaoks mitte nii väga, sest et on siis üks viirus jälle levimas ja vist maandus või maabus ta siis Tenerifel täna hommikul. Täna on siis 10. mai Just, 2026. just nii. Et sellest räägime lähemalt ja vaatame siis astroloogilisi seise, mis siin meid ees ootavad sellel suvel. Et üht-teist on jällegi siit silma jäänud. Noh, kas see just nii saab olema, et ega aspektid alati ei tähenda seda, et see täpselt nii peab minema, aga oht on siiski üleval. Et nagu me astroloogias ikka ütleme, et kui on aspekt, ei pea olema sündmust, aga võib, aga kui on sündmus, siis kindlasti on ka aspektid. Nii on. Ja räägime natukene ka nafta hinnast, et seegi siin on üsnagi sihuke põletav teema. Ja võib-olla alustuseks vaataks meie kogukonda. Me oleme oma kogukonna portaali nüüd kenasti siin käima saanud ja päris paljud on juba liitunud, nii et suur tänu teile. Kes veel ei ole, siis leiate selle portaali aadressilt kogukond.astroloogiaabi.ee. Paari asja tahtsime siin rõhutada ka, aga kohe räägime neist siis lähemalt. Et meie kogukonna portaalis on nüüd siis saadaval meie videosalvestused, nii avalikud kui ka siis ainult kogukonnale mõeldud. Ja ka päris palju artikleid oleme siia juba postitanud, et Karin, sa oled viimaseks siin just alles hiljuti, paar päeva tagasi, rääkinud siis sünniaja täpsustamisest. Kindlasti soovitan seda kõigil lugeda, sellepärast et nagu ma olen varasemalt ka rõhutanud, et see sünnikellaaja teadmine, minuti pealt teadmine on väga oluline ja tegelikult see täna ka seoses selle pandeemiaga jällegi näeme, et kuna ma räägin ka sellest, kuidas vaadata oma sünnikaarti, kas siis see haigusepuhang või see pandeemia kuidagi puudutab teid või mitte, seda saab siis vaadata oma sünnikaardi pealt ja üks võtmeteguriteks ongi ascendendi kraad. Sellepärast, et seal selle pandeemiaga seoses, nagu ikka kõikide selliste suurte oluliste asjadega seoses, on meil teatud kraadid esil. Ja siis need hakkavad nii-öelda mängima ja tooma järgnevaid uudiseid või mingisuguseid sündmuseid selle teemaga seoses ja neid kraade ja märke saab vaadata siis enda sünnikaardi peale, et kas need puudutavad meie sünnikaarti või mitte, kas me oleme sellest teemast puudutatud või mitte ja kõige olulisem tegelikult, kui me räägime tervisest, ongi ju ascendent ehk siis esimese maja tipp ja teatavasti see esimese maja tipp on seotud just nimelt sünnikellaajaga. Et kui sünnikellaaeg on 4 minutit vale, siis ascendendi kraad on ka vale. Ja sealt tuleb edasi siis palju valesid vastuseid, sellepärast et need kraadid ei kattu siis enam selle ascendendi kraadiga või siis just nimelt kattuvad. Et sellepärast on see sünnikellaaja täpsustamine nagu väga oluline. Ja kindlasti jah, et kui teile ema ütles või isegi kui te arhiivist saite selle haigla kellaaja, siis ka need kipuvad tavaliselt olema natukene ikkagi valed. Kohati isegi päris palju. Jaa, et see seal artiklis ma ka päris täpselt ja põhjalikult räägin, kuidas see protsess käib ja mida selleks on vaja ja miks on vaja, aga väga lühidalt öeldes siis ma teen seda rektifitseerimist või sünnikellaaja täpsustamist sündmuste abil. Ehk siis vaatangi ajalugu. Me teame, et mingi sündmus on toimunud meie elus, see on fakt.
ja selle järgi siis täpsustan ka sünni kellaaega. Just. Ja no juba siin varasemalt räägitud, siis terviseülevaated on meil ka nüüd kirjalikult siinsamas kogukonna portaalis saadaval, et vast on lihtsam jälgida. Ja mis meil veel siin uut on, et meie Astroveil rakenduses on ka päris palju huvitavat. Ennekõike siis me alles hiljuti lisasime relokatsiooni võimaluse, mis on muidugi oluline, kui te reisite või rändate maailmas ringi. Et seda tasub siis silmas pidada, kui te asute maailmas mõnes teises punktis, siis saab siia ka selle koha ilusti kirja panna ja siis ka lülitada nii sünnikoha kui ka siis selle relokatsioonikoha järgi. Nii et selle järgi teil maja tipud ju muutuvad sünnikaardis. Et tasub järgi proovida ja noh, muidugi rakenduse kasutamisel ka, et kui siia selle transiti koha peale panna ikkagi see koht, kus te reaalselt asute, et siis ka on need transiidid õigemad. Ja ka erinevad kalkulatsioonid, nagu näiteks parimad ajad ja kõik muu käib sellesama asukoha järgi siin. Ja noh, samamoodi on meil ka siin portaalis, eks ole, kui profiili alt saate siis ka oma praeguse asukoha määrata, et see siis jällegi paneb õigeks selle ajatsooni, mille järgi neid kalkulatsioone tehakse. Et tasub seda siis silmas pidada. Uuendusi on muidugi plaanis veel, nii et eks see süsteem kõik areneb, aga ootame ka teie tagasisidet, kes juba siis rakendust kasutavad. No selle relokatsiooni kohta ma tahangi täpsustada, et mida see tegelikult tähendab, on see, et kui sa nüüd ära muudad näiteks selle sünnikaardi, siis te näete, kuidas need majatipud on erinevas kohas erinevad, mis tähendab seda, et kui transiitne planeet peaks puudutama, kui sa nüüd transiidi sinna peale paned, et kui see transiitne planeet peaks puudutama teie telgi, siis on või majatippe, siis on tihtilugu tegu meil mingisuguste sündmustega, on need siis suuremad või väiksemad, aga kui meil see asukoht on hoopis teine, siis sündmus on kas varem või hiljem. Et kui siin me näeme praegu on MC-l näiteks 9 kraadi sõnnimärgis, sa muutsid nüüd ära siis asukoha, eks? Nojah, kui ma panen selle natale, siin on nüüd kuningas Charlesi kaart muidugi, nüüd tema on sündinud ju Londonis, eks ole. Et siis sünni koha järgi on tema MC siin Jääras. Aga noh, kui me siin ta niimoodi panime Eesti peale, Tallinna peale, et siis muutub ju MC sõnniks. Ja siit tuleb see erinevus. See välimine ring on meil need transiidid, et kui tema on nüüd Londonis, siis tal on mis? Siis tal on Marss 10. ja Saturn hakkab jõudma tal 10. maja tippu, mis võib näidata väga-väga suurt muutust tema elus, ka avalikkuses, võib-olla ka tema tervises, igal juhul tasub jälgida, mis siis juhtub, kui Saturn jõuab, mis on juba siis 3 kraadi pärast tema MC-le, aga kui ta on nüüd erinevas kohas, näiteks ongi siin, paneme ta Eesti peale, et ta kolib näiteks Eestisse, mis tähendab seda, et Saturn veel niipea ei jõua tema MC-le, ehk siis neid sündmuseid ei tule veel niipea, mis tulevad tal Londonis. See on see erinevus. Kas seda tasub vaadata ka siis, kui sa reisid näiteks mõnda asukohta või peab selleks siis elama selles piirkonnas? Ei pea elama. Et ma olen näinud ka, et me läheme näiteks puhkusereisile ja niimoodi Saturn tuleb selles kohas, kuhu me puhkama läheme, näiteks, ma ei tea, ascendendile või ka näiteks 5. maja tipule, et noh, 5. maja on meil seotud puhkusega, no siis inimesel ei lasta lihtsalt puhata, mis iganes see tähendab, tulevad töömeilid või mingisugune selline kohustus on sellel ajal selles kohas ja puhkusest ei ole juttugi. No tasub igal juhul jälgida ja see on meil siin võimalikult lihtsaks tehtud, nii et saab seda asukohta siis sisse ja välja lülitada vastavalt siis vajadusele ja muuta ka. Nii et see on üks selline viimane täiendus, mis me siia oleme teinud. Aga jah, siin palju muidki võimalusi, nii et
tasub igal juhul proovida. See rakendus on siis saadaval meie liikmesuse premium liikmetele. Ja ma tahtsin veel öelda seda, et kui te neid videosalvestusi meie kogu portaalist vaatate, siis tegelikult see videoplayer ise on ka parem kui näiteks YouTube'i oma, et siin on täitsa selline transkriptid ja kõik muu tundub olema parem, kui YouTube'i algoritmid seda suudavad tuvastada, nii et kellel on huvi just neid subtiitreid jälgida või midagi sellist, et siis ka see võiks olla siin ikkagi etem. Mhm. Ja veel tahtsin öelda, et kes te olete meie YouTube'i liikmed, tasulised liikmed, et siis kui te siia soovite üle tulla, siis te YouTube'i liikmesuse võite ilusti ära lõpetada. Ei pea mõlemat omama. Natuke on siin võib-olla segadust sellega seoses olnud, et kogu see sisu saab olema ka siin kogukonna portaalis. Pluss palju muud. Aga liigume edasi. Teemasid on meil siin mitu. Räägime nafta hindadest, et kui siin kevadel nüüd see suurem turbulents lahti läks ja hinnad kõvasti tõusma hakkasid, siis paljudele tuli see üllatusena. Meie jaoks see iseenesest üllatus ei olnud. Oleme seda siin jälginud juba pikemat aega just hinna liikumiste osas ja on mul ka loodud vastav rakendus, millega siis saab neid turge analüüsida. Et ma toon välja, siin on selline snapshot nüüd või siis kuvatõmmis sellest hetkest, kui ma selle analüüsi siin tegin. See oli jaanuari lõpus. Ja sealt nähtus, et hind hakkab tõenäoliselt kasvama. Kui ma lähen siia rakendusse, selle rakenduse nimi on Full Spectrum Analyzer ja siin saab ka palju muud teha, kui et lihtsalt nafta hinda jälgida. Aga kui ma selle nii-öelda study siin tegin jaanuaris, et siis oli siit näha, et siin on tulemas päris olulised kõikumised hinnas ja pigem siis ülespoole. Ja sesoonselt ka iseenesest nafta hind on siin aasta esimesel poolel tavaliselt olnud pigem tõusul. Et selline pilt mulle siit joonistus ja kõik need analüüsid näitasid siis võimalikku kiiret kasvu. Ja tegelikult ta siis niimoodi välja kukkus ka, et hind kasvas vägagi jõudsalt. Ma lähen nüüd siia tänasesse päeva. Et siit me näeme, et see hind käis siin ju päris kõrgel ära, kõik me seda siin kogesime omal nahal taha ilmselt, et kuidas kütusehind siis tanklates kasvas. Aga mis saab edasi? Ja see on siis see suur küsimus, eks ole. No praeguse prognoosi kohaselt me näeme lähiajal ikkagi hindade taandumist. Mis iganes see põhjus saab olema, igal juhul astroloogiliselt nafta hind on nüüd hakkamas taanduma, seda tõenäoliselt siis mai teisel poolel või siin lõpupoole. Ja see taandumine võib kesta kusagil juuni keskpaiga, juuni teise pooleni välja. Et see peaks tooma siis kindlasti leevendust. Ja ka astroloogiline pilt siis jah, seda ka viitab, et siin aspektid lähevad pigem negatiivseks, mis tähendab, et hind pigem langeb. See on selline lühiajaline prognoos, aga pikemas plaanis nagu ka sesoonsus meile ütleb, et juuni on tavaliselt olnud pigem siis kasvuperiood, sest suviti on suurem nõudlus naftatoodete järgi. Ja siis aasta teine pool jällegi on pigem languses. Et praegu selline pikem prognoos pigem ütleks seda, et kuni aasta lõpuni siis hinnad võivad ikkagi taanduda ja suurem järgmine kasv on siis alles seal kusagil november-detsember kuni siis veebruar-märts 2027. Kas see, Karin, vastab ka sinu ootustele, et kuidas sina oled neid seise vaadanud?
No nafta prognoosidega ma ei ole isiklikult tegelenud, aga võib-olla siin on mingi korrelatsioon, et kas või siis näiteks seotud selle pandeemiaga või on see midagi muud, ega me täpselt ju ei tea. Aga toon siin täna kindlasti välja ka need ajad, kus kus tuleks siis väga pingsalt jälgida, mida siis see haigusepuhang teeb või ei tee. Ja terve see suvi, noh, nii nagu ka aasta kokkuvõttes tegelikult sai juba ju ka räägitud sellest, et suvi võiks kaasa tuua ka mingisuguse suurema pandeemia. Et seda kõike saab siis järgi kuulata uuesti, mida me seal aasta lõpus rääkisime oma aasta kokkuvõttes. Et ja sai räägitud siis ka aprillikuu kokkuvõttes sellest pikemalt, mis sai ülesse siis märtsis ja sai räägitud tegelikult palju ka sellest pööripäeva kokkuvõttes, mida me tegime siis kohvijuttudes, jah. Ja siin on palju olnud seda terviseteemat läbivalt, eks ole, et kui me aprillis rääkisime just meie kogukonna ülevaates sellest meningiidi ohust ka, eks ole, tuleb sul meelde, jah? No sellepärast, et kõik oli jääramärgis ja see on peaga seotud, eks. Just, ja siis oli meil ju veebruaris Saturni-Neptuuni konjunktsioon, mis samuti viitab erinevatele terviseohtudele ja üsnagi tõsistele, et see ei tähenda, et ta kohe seal veebruaris pidi olema. Et see võib olla ka hilisem. Ja miks just praegu hilisem etapp on selle esile toonud siin, et võimalikud ohud on rohkem üleval, on see, et Saturni-Pluto esimene siis olulisem aspekt pärast 2020 aasta algust on ju meil siin olnud just. Ehk siis sekstiil nende kahe vahel. Jah, ja sellest sai ka räägitud, et ilmselt oli see siis aprillikuu kokkuvõttes, kus sai Saturn-Pluto sekstiilist räägitud ja ka sellest, et see on tõenäoliselt seotud sellega, mis sai alguse Covidi algusega, sellepärast et seal oli meil siis Saturni-Pluto konjunktsioon, nagu need kuulajad, kes meid on pikemalt jälginud, me oleme rääkinud oma kohvijuttudes ka tsüklilisusest, see on täpselt see tsüklilisus, konjunktsiooniga midagi saab alguse, siis sekstiiliga oleme tavaliselt samade teemade juures tagasi ja toimuvad uuesti sündmused. Et nüüd praegu täpselt see nii oli, pluss siis see, et Marss-Saturni konjunktsioonis sai palju räägitud, et see on üks kõige kehvemaid aspekte astroloogias üldse, aga eriti terviseteemades. Et väga vähe saab tema nii-öelda toetuseks või kiituseks midagi öelda, et pigem ikkagi tuleb sellist negatiivset selle Saturn-Marsi konjunktsiooniga ja tegelikult kui meil oli Covid, siis oli meil Saturn-Pluto konjunktsioon, nagu juba öeldud, et see on see alguse koht, alati konjunktsioon alustab midagi tsükliliselt ja siis oli meil ka tegelikult 2020 aasta kevadel seesama Saturn-Marsi konjunktsioon. Et siis, kui asi juba tõsisemaks läks, siis oli meil samamoodi see Saturn-Marsi konjunktsioon seal juures ja nüüd on tegelikult muster suht sama, lihtsalt et Saturn Pluto on sekstiilis, ehk siis me jätkame samadel teemadel, mis said alguse siis Covidiga ja samamoodi sama muster, et Saturn-Marsi konjunktsiooniga sai see siis siin alguse, see uus haiguslevik. Täpsemalt siis noh, Saturn-Marss konjunktsioonid võivad tuua ka mingeid uusi versioone muidugi, et Covidi puhul see oli nii, et tuli uusi versioone selle Saturn-Marsi konjunktsiooniga. Et kui me selle ajakava nüüd paneme, siis 1. Aprillil see kruiis sai alguse, eks. Räägime võib-olla jah lähemalt, et millest me üldse siin räägime, et Jaa. võib-olla mõni ei tea, et see on siis Just. hantaviirus, kui ma ei eksi, jah. On siis selline nii-öelda parasiitide kaudu levib, et peamiselt siis närilised ja rotid seda levitavad. Aga nüüd on siis ka siis inimeselt inimesele versioon siin liikvel, noh, seda on meil ikka varem ka olnud. Ta ei ole võib-olla nii kiiresti leviv, kui oli Covid. Sest et Covid liikus nii-öelda ka õhu kaudu, aga siis see viirus eeldab ikkagi mingisugust kontakti
ja noh, muidugi pindkontakt ka. Aga siiski ta on väga ohtlik viirus, sellepärast et talle tänasel päeval minu teada ravi puudub ja suremus on väga kõrge, et pea seal vist 50%, et iga teine inimene, kes selle viiruse saab, siis ka kahjuks sureb. Et selles mõttes on ta ohtlik, jah. Aga jah, see levik võib-olla on aeglasem, kui oli Covidil. Mhm. Aga see viirus läks nüüd siin üsna hoogsalt siis levima sellel kruiisil nii-öelda, mis alustas kusagilt Ladina-Ameerikast, kui ma ei eksi, jah, oma teekonda ja nüüd on seal vist 3 surmaga lõppenud juhtumit juba. Ja täna hommikul siis maabus ta Tenerife põhjasadamas, kus siis plaanitakse nüüd need inimesed sealt evakueerida ja edasi toimetada. Noh, miks see on nagu oluline, et võib-olla seda nüüd, noh, sõltub, kui hästi seda isoleeritakse, eks ju, aga sealt vist on juba inimesi ka liikvele läinud. Et oht on selles, et see viirus hakkab laiemalt levima läbi nende kruiisil olnute siis. No siis, kui see kruiis algas, seda kaarti ma ka vaatasin, selle reisi algust, noh jällegi palju räägitud tõde, kordan jälle üle, et kui alustatakse midagi olulist, siis tasub vaadata selle alguse kaarti, et seal tegelikult selles alguse kaardis, kruiisi alguse kaardis oli juba minu jaoks väga mitu punast lippu üleval, mis ütlesid, et see üritus võib olla siis seotud väga suurte kriiside ja surmadega. Seal ascendendi valitseja oli 8. majas ja muid erinevaid seise veel mitmeid, et see on jällegi selline ehe näide sellest, et miks võiks vaadata parimat võimalikku aega, kui me alustame midagi olulist. Et see on ka see, miks me oma kuu ülevaadetes toome välja võimalikud parimad ajad ja tasub neid siis ka kasutada, et vältida selliseid olukordi, nagu siin siis toimus. No siin on meil see kruiisi alguse kaart ka siis, millest sa rääkisid, et noh, siit ongi näha, et eks ole, ascendentne valitseja on siis kaksikute valitseja on Merkuur, mis on 8. majas. Jah, ja iseloomulikult on ta kalade märgis, mis on vesi, laevandus ja ka viirused. Ja veel sulustatud, mis ütleb, et me oleme kusagil kinni. Noh, kui sa oled laeva peal kruiisil, siis sa oledki kinni. Jah, no nii ta on jah, ja siin isegi vaatame seda kuu seisu, et kuu oli siis kaaludes, kui see reis algas ja kuu viimane aspekt oli kvadraat Jupiteriga. Jupiter on siis seotud meil reisimisega ja selles kaardis ta valitseb ka 6. maja, mis on tervis. Nii et taaskord ja kuu ise 3. majas, mis on reisid ja noh, ühesõnaga 1. majja Jupiteri 1. majas, mis on reisimine, jälle sulustatud, jälle me oleme kusagil kinni, ehk siis siin on väga-väga palju, siin oli muid asju ka, mida ma märkasin, aga ei hakka neid kõiki siin ette lugema. Ühesõnaga, see alguse kaart on väga kõnekas ja tasub ikkagi alati vaadata, et see alustamise kaart oleks võimalikult positiivne, et vältida selliseid olukordi. Et kuu aspektid on meil ka, kuu viimane aspekt näitab ka tihtilugu seda, kuidas asjad lõppevad, eks. Et siin on väga otsene seos. Kvadraat, mis on pinge aspekt Jupiterile, mis on reisid ja mis on tervis. No ja kvinkungsid ka ju, eks ole, sinna Veenusele ja Merkuurile, eks ju. Et väga pingeline kaart oli ja täiskuuga ka põhimõtteliselt. Just, et lihtsalt kinnitab seda tõde, et muud ei midagi. Et takkajärgi tarkus, et selles mõttes tasub edaspidi oma elus siis ikkagi jälgida nii palju, kui saab. Ja 6. aprill juba minu teada üsna kiiresti tekkis siis esimesel reisijal sümptomid ja oli siis haige, tekkis palavik ja seedeprobleemid. Marss oli siis 10 kraadi Saturnist eemal kalade märgis, mis on jällegi siis noh, Marss kalades. Marss on tuntud
tervisega seotud planeet ja just sellise kuumusega seotud. Ja kalade märk on jällegi vesi ja laevandus ja viirused. Ja siin tekkiski palavik, mis on siis Marsi teema, liigne kuumus. Et kõnetas jällegi kenasti siis 11 aprill, kui Marss liikus meil jäära märki, mis on ise juba väga oluline, sai sellest ka räägitud, ehk siis selline terviseteemad ka muutuvad, et siin sai räägitud sellest, kuidas kuumus veel kasvab ja peapiirkond on oluline ja kõik muud sellised asjad, aga ta läks samasse märki, mis oli Saturn, ehk siis siit tekkis juba tegelikult selline noh, ühes märgis olemine. Ja siin 11 aprill oli tekkinud ka sellel esimesel haigel väga kiire edasiliikumine selles terviseprobleemis, ehk siis läks kopsu ja haigus liikus väga kiiresti ja oli siin ka siis see esimene surmajuhtum. Ja 19 aprill, kui meil oli siis täpne Saturni konjunktsioon Marsile, nagu öeldud, üks kõige negatiivsemaid aspekte üldse astroloogias, eriti kui me räägime tervisest. Ja pange tähele, siin on jällegi konjunktsioon, et kui me räägime tsüklilisusest, siis siin saab midagi alguse. Mitte ei lõpe, vaid algab. Ja algas see, et siin siis laev peatus ja maha tulid siis mitmed reisijad, kaasa arvatud siis viidi laevalt ka see lahkunud esimene haige. Tema keha siis toimetati mandrile ja loomulikult need inimesed, kes siis olid reisinud, need liikusid lennukiga oma koduriikidesse, mis tähendas seda, et siit sai alguse tegelikult selle viiruse levik, sest kuni sinnamaani nad olidki kinni ja see ei levinud sealt laevast kuskile kaugemale. Siin sai alguse see, et haigus pääses välja ja reisiti erinevatesse riikidesse, ehk siis kanti seda viirust edasi. hämmastav jah, täpselt selle konjunktsiooniga, eks ole, mis oli omakorda kvadraadis siin Jupiteriga, eks ole. Just, see on see reisimine. Jupiter on reisidega seotud, nii et jällegi väga kõnekas kaart. Ja siis oli ka sama päev tuli välja ka see, et selle esimese surnud mehe abikaasa, temal tekkisid siin sümptomid. Ja noh, ehk siis oli teine nakatunud inimene, siis 26 aprill oli juba teine surmajuhtum, mis oligi siis seesama abikaasa. Esimese surnu abikaasa suri siin 26 aprill, mis on jällegi kõnekas, sellepärast et 26 aprill vahetas meil Uraan märki, eks. Et jällegi need sellised märgivahetused on alati ka olulised. ja Merkuur oli jõudnud siin ka täpsesse kvadraati Jupiteriga. Just, jällegi reisimine. Merkuur ja Jupiter on reisimisega seotud. Ja 27 aprill teatati ka järgmisest inimesest, kes toimetati hingamisprobleemidega haiglasse. Et Merkuur on meil, nii nagu see alguse kaart ka rääkis, kaksikud, ascendent oli kaksikutes, mis on Merkuur, mis on hingamine. Ja muidugi ka sellest, et läbi nii-öelda käelise kontakti siis see haigus levib, eks, et see Merkuur on seotud ka kätega. Ja 28 aprill oli siis järgmine inimene, kes oli haigeks jäänud, oli palavikus ja 2. mail tuli tegelikult alles laborist siis tulemus, mis tõi selle info, et see esimene hukkunud mees oli viiruses ja et see on ohtlik. Ja siis 4. mai siis teatati ka selle esimese hukkunud naise surmast, kes siis suri juba tegelikult 26 aprill, eks. Ja siin 4. mai hakati siis otsima ka neid inimesi, kes olid laevalt lahkunud seal 19 aprill, siis kui meil oli Saturni-Marsi konjunktsioon. Ja siis 5. mai teatati, et ka ühel reisijal, kes siis lahkus laevalt selle Saturn-Marsi konjunktsiooniga 19. aprillil, leiti sama viirus ja
No siis juba räägiti sellest, et viirus siis levib inimeselt inimesele ja siis oli meil ka muide Merkuuri-Pluuto kvadraat ehk siis tuli info, mis on Merkuur, ja selline nii-öelda, Pluuto on nii sügavuti kui ka see, et on surmav, eks, ja Pluuto aga samal päeval tegelikult, seiskus ja noh, ongi siis see, et tuleb välja midagi, mis on siiani peidus olnud, eks, et hakatakse midagi võib-olla ka uuesti uurima. Tuleb vaadata ka muidugi seda, et kui Pluto jõuab samasse kohta tagasi peale oma retroliikumist, kus ta siis oli, et seal võivad jälle mingid uued uudised tulla. Et tänaseks peaks olema siis kokku 5 haiget, 9 inimest, kel siis kahtlustatakse ja 3 hukkunut. Nii et muster on suhteliselt sama, nagu öeldud. Oli meil jaanuar 2020 siis Saturni Pluuto konjunktsioon, sealt tekkis meil see Covid või sealt sai alguse siis see Covid, eks. Ja hästi palju planeete oli seal ka siis Kaljukitse märgis, mis näitaski väga suurt sellist tõsidust ja piiranguid ja keegi ei kätle ja keegi ei suhtle ja piiratakse sellist kokkusaamist ja kätlemist ja kallistamist, et see on see kõik see Kaljukitse energia siis. Ja piirangud tekkisid siis seal. Ja no kui me mõtleme veel, et Marss-Saturni konjunktsioon on meil iga 2 aasta tagant, et noh, iga 2 aasta tagant ei tule uut mingisugust haiguspuhangut või nii tõsist asja, aga siin oli juures siis seesama Saturn-Pluuto aspekt, sellepärast see nii suureks läks. Et tegelikult märtsis 2020 siis oli meil see Saturn-Marsi konjunktsioon veevalajas, seal muide pidi hakkama siis maski kandma, et see oli nagu see algus siis on ju. Et õhk, veevalaja on õhuga seotud ja hapnikuga, et vähem hapnikku. Ja tegelikult siis ka augustis 2014 oli meil Saturn-Marsi konjunktsioon ja siis ütleb ajalugu seda, et siis tegelikult sai ikkagi see Ebola levik Aafrikas alguse, nii et ikkagi nagu oli, aga kuna seal ei olnud juures sellist Pluuto aspekti, siis ei läinud see lihtsalt suureks. Nüüd on meil Saturn Pluuto aspekt siin juures, nii et kaks olulist aspekti juba. Nüüd tasub hakata vaatama siis neid Marsi aspekte Saturniga, nagu räägitud seal tsüklite kohvijuttudes, et konjunktsiooniga saab alguse ja sealt edasi tuleb hakata vaatama siis seda tsüklit niiviisi, et kui Marss nüüd hakkab tegema Saturnile aspekte, siis jällegi võivad olla siis sündmused või muutused, ehk siis need on need ajad, kus olukord võib muutuda. Ehk siis me vaatame kõigepealt Marsi sekstiili, Saturnile siis kvadraati ja siis ka opositsiooni Saturnile. Et seal võivad välja tulla siis ka noh, ma ei tea, uued nakatumised või hakkab rohkem levima või noh, mis iganes. Ühesõnaga, neid aegu tuleb siis vaadata, neid me siin ka vaatame tegelikult. Seega, nüüd selle viiruse märksõnad astroloogiliselt on siis Saturni Pluuto sekstiil, mis oli tegelikult täpne juba 28 märts, noh, 1. aprillil suhteliselt kohe. Saturn Pluuto on meil väga aeglase liikumisega, nii et see mõju on väga-väga pikk. 2 päeva hiljem tegelikult alustati seda reisi, sinna sisse jäi siis see Saturn Pluuto sekstiil ja oli siis see jäärveevalaja märgid, eks 5 kraadi. Ja tavaliselt see sekstiil ei ole nii kuidas ma siis ütlen, raske. Sai sellest ka räägitud oma kokkuvõttes, et lootsime siin, et lihtsalt tehakse neid järeldusi sellest Covidist ja võib-olla muudetakse mingisuguseid reegleid ja ühesõnaga õpitakse ja tulevad siis sealt mingisugused uued süsteemid või mehhanismid, aga vot, et see Marss Saturn seal kõrval oli, see tegi selle olukorra keerulisemaks ja tuli ikkagi siis viirus. Et mis siis oli 19 aprill, jah, Marss-Saturni konjunktsioon või pigem isegi 20 aprilli varahommik vist oli jääramärgis. 19 jah, siin hilisõhtul või
millal ta täpseks sai siin, jah. Mhm. Või Eestis oli jah, tegelikult 20, jah, sul on õigus. Just, et Saturn Marsi puhul ongi see, et nakkushaigused, epideemiad, palavikud, surmajuhtumid, need käivad siis kaasas selle aspektiga. Ja nüüd täna siis Tenerifel alustati, ehk siis 10. mail kell 8 hommikul Tenerife aja järgi alustati siis seda laeva pealt inimeste nii-öelda evakueerimist ja kodudesse siis transportimist. Ja vaatasin ka seda kaarti, seal on jällegi väga kõnekas kaart minu jaoks, et siit on näha ilusti, et ascendent on 0 kraadi, see on juba väga kõnekas ja ascendendil on kenasti meil ka uraan, mis on väga kõnekas. Et uraan valitseb siin 10. maja, et tuli avalikkuse ette, siis 10. maja on avalikkus ja läks nii-öelda rahva sekka. Et ja siin on mitu sellist seisu, mis mulle ei meeldi selles mõttes, et esiteks see, et uraan ascendendil ütleb, et siin võib olla midagi väga kiiret ja ootamatut. Asjad ei liigu niiviisi, nagu nad on planeeritud. Kaksikute märk lisab ainult tuld juurde ja 0 kraadi ütleb mulle, et siit saab midagi alguse, mitte ei lõppe. Ja siit võib järeldada, et siit võib isegi tulla täiendavaid juhtumeid veel välja, et see 0 kraadi ja uraan kuidagi nagu ei ütle mulle, et siin lõpeb nüüd asi ära. Pigem ma ütleksin, et siin saab alguse alles. Ja ei meeldi mulle see 12. maja, sest et 12 maja on seotud siis haiglatega, see on üks asi, et okei, viiakse inimesed haiglatesse, midagi on siin salastatud võib-olla või mingi kontrollitud info, et seda tuli juba täna siin välja, et tegelikult Tenerife seal siis nii-öelda ametnikud kurdavad selle üle, et infot on väga vähe, neile ei edastata infot. Et see võib olla ka see 12. maja, et maja siin, et info lihtsalt ei liigu, midagi ei räägita. Muidugi 12 maja on ka isolatsioonid, karantiinid, mingisugused meditsiinilised protokollid, see võib ka sellega olla seotud. Aga tegelikult 12 maja on iseenesest seotud ka haiguste ja viirustega, sest et see kuulub ju Neptuunile, Neptuuni maja. Nii et mulle see sugugi ei meeldi, seda enam, et Marss on seal 12. majas kvadraadis Jupiteriga 3. majja. Minu meelest on see siin ka üliohtlik, sellepärast et Jupiter paisutab, teeb juurde, et võiks minu meelest näidata seda, et see nakkushaigused, epideemiad, ma ei tea, palavikud, surmajuhtumid, et siin pigem nagu levib ja levib läbi liikumise, sest et Jupiter on 3. maja tipul, mis on liikumine, mis on reisimine. Et ei tundu kuidagi selline kaart, et nüüd on kõik. Et mis aegu ma tahaksin vaadata. Siin on nüüd kõige lähemad on 22 ja 26 mai. 22 mai on uraan lihtsalt sellises kraadis seal kaksikutes, mis võib tuua mingisuguseid pöördeid ja 26 on Marsi kvadraat Plutole, sõnn veevalaja märkides, mis on jällegi meditsiiniastroloogias sõnn veevalaja kvadraat on üks kõige raskemaid üldse. Et kõik kvadraadid on keerulised, aga see sõnn veevalaja vaheline kvadraat on kõige raskem. Et toob sellist raskemat haigust või pikemat nii-öelda pikka aega, sest et mõlemad on siin kindlad märgid, et see ei lähe kiiresti üle. Vot. Ja Marss-Pluto ise on väga keeruline kvadraat, eks. Et siin pigem võiks öelda, et ilmselt see kriis siin eskaleerub. Et eks siis ole näha, mis siit tuleb, aga need on need ajad, mida ma vaataksin. Siis 29. juuni kuni 4. juuli on järgmine selline oluline koht. 29. juuni on meil Marss kvadraadis sõlmedega, mis on oluline, ja 4. juuli on meil Marsi ühendus Uraaniga kaksikutes. Kaksikud on jällegi liikumine, transport, info, kontaktid. Uraan ütleb, et siin võib olla midagi ootamatud juhtumid mingites riikides reisimisega jälle seotud.
ma ei tea, ootamatult avastatakse, et on veel mingites riikides haigeid näiteks. Ja seda enam, et 29. juuni on meil ju ka Merkuuri retro liikumise algus, mis ütleb, et mine tagasi, tee korda, tee uuesti, sa lähed vana teema juurde tagasi. Jällegi Merkuur, mis valitses siis selle reisi alguse ascendenti, mis on väga-väga oluline nüanss siin. Seda enam, et ta teeb siin ka pingeaspekte, jällegi ühendus, mis ütleb, et midagi algab, mitte ei lõppe. Ja siis on 15–22 juuli, siis on minu meelest siin nagu selline kõige võib-olla positiivsem koht, et äkki siin saadakse sabast kinni kuidagi, et Uraan teeb siin sekstiili Neptuuniga ja trigooni Pluutoga ja Jupiter on Neptuuniga trigoonis ja samas muidugi Jupiter on opositsioonis Pluutoga, mis ei ole positiivne, et siin võib olla just vastupidi, suurem hulk hukkunuid, Pluuto on meil surmaga seotud, aga Jupiter on ka sekstiilis Uraaniga. Ja 22. juuli on meil Neptuun, Pluuto sekstiil. Just. Et no enamus on siin positiivseid aspekte, nii et loodame, et siin saadakse olukord ikkagi kontrolli alla ja kui mitte, siis minu hinnangul on kõige olulisem koht seesama 12. august kuni 1. september, kõige problemaatilisem. Sellepärast, et 12. august on meil päikesevarjutus, 17. august on meil kohe otsa Marsi kvadraat Neptuuniga, mis ei ole absoluutselt hea. Neptuun on ise juba viirused ja Marss on siin nagu teada, ei ole kõige parem tegelane. Võiks tuua siis pigem kiiret levikut ja noh, varjutuste ajal eriti veel, nendest varjutustest me oleme varem ka rääkinud. Ja siis on 27. august veel kuuvarjutus Kalade märgis ja 1. september on meil Marsi kvadraat Saturniga. Nagu enne öeldud, siis tuleb hakata vaatama seda tsüklit, mis sai alguse siis selle viirusega. Marss oli konjunktsioonis Saturniga, siin on ta kvadraadis Saturniga. Nii et väga kriitiline koht. Et kui me räägime Marsist ja Neptuunist, siis on siin, see on nagu selline epideemia aspekt, et palju haigust kusagil välismaal ja see levib, sellel ei ole piire, Neptuun on ilma piirideta. Ja minu arvamus on, et kui seal juulis piiri ei panda, siis see august võib vabalt tulla mingisugune uus kasv või noh, läheb see maht nagu suuremaks. Ja siis on 3. oktoober, kus meil on Marsi opositsioon Pluutoga. No opositsioon võib olla siin, ma ei tea, mingid piirangud, kriis, ranged mingisugused meetmed, muud sellised teemad. Et jah, kõige hullem minu meelest on siin august, 17. august kuni 1. september, kus võib tekkida siis mingisugune selline kontrollimatu levik. Et ja no need varjutused siis tulevad ju alati ka mingisuguste riikide peale. Me oleme seda varem ka vaadanud. Hispaania, näiteks ma olen sellest Hispaaniast juba mitmeid aastaid rääkinud, et Hispaania kaart on väga-väga keeruline ja olen rääkinud varem ka, et need varjutused tulevad sinna Hispaania peale. Noh, ja nüüd me teame tegelikult, et noh, ongi Hispaanias, nagu täna siis on, laev on seal Hispaania sadamas ja inimesed tuuakse sealt laevalt välja. Kuidagi kohe mitte ei saa öelda, et see on hea mõte. Nojah, nagu sa ütlesid, Kanaaride valitsus ei ole ka sellega mitte rahul, et see nii tehti. Nad olid sellele üsna vastu. Aga no midagi teha ei ole, keskvalitsus siis surus selle peale. Et endiselt Hispaania minu silmis ei ole see koht, kus mina olla sooviksin. Vähemalt mitte Mandri-Hispaania. See Mandri-Hispaania kaart on ka väga-väga keeruline ja kriitiline. Ei saanud mina täpselt aru, et miks see Pluuto seal ascendendil on, aga Pluuto on surmad ja kriis ja pandeemia.
ja ka Kanaaridel või Tenerife kaarti me vaatasime just eelmine aasta mingi hetk, et ka seal ei olnud midagi. Asjad läksid nagu kehvemaks selle Jupiteri tsükliga, ma mäletan, seoses. Mhm. No ongi, et kui seal ikkagi viirus levib ja on ohtlik koht, siis on ka vähem sinna reisijaid, eks, ja see omakorda mõjutab siis töötajaid ja kõike muud, eks, et nii ta läheb. Ja vaatasin ka Eesti kaarti, et kui palju see Eesti on üldse selle kõigega seotud. No Eesti kaart on üldse selline 6. maja on esi tegelikult, mis on terviseks, et aga see praegu sünnikaardis nii-öelda ei puutu nii palju asjasse. Küll aga seal eelnevalt oli ka erinevaid aspekte, mis mulle silma jäid, aga mulle tundub, et 4. juuli, siis kui on Saturni kvadraat Neptuuniga, mis on oluline, kordub sama aspekt 18. august, näitab, me jõuame jälle siin ka augustisse. Et teine aspekt on alati selline, et nüüd tuleb midagi teha, see on alati kõige olulisem, ja see on siis sellise hirmu või ka võib-olla natukene sellise uduga seotud. Et lähevad need aspektid seal Eesti kaardis ka augustis väga intensiivseks, see ei pea olema muidugi seotud ainult mingisuguse viirusega, see võib olla ka midagi muud. Et noh, kuna Neptuun on seal 7. majas Eestil, mis on tegelikult hoopiski välispartnerid ja avalikud vaenlased ja noh, muidugi lepingud ja diplomaatia ka, et seal on pinge väga tõsine. Ja noh, seal võivad olla ka muidugi need hoopis Venemaaga seotud probleemid, eks. Aga augusti lõpp on siin Eesti kaardis ka keeruline, 23. august on meil Marsi opositsioon Kuuga 6. maia, sellepärast toon selle siin välja, et 6. maja on tervisega seotud, rahva tervisega seotud ja Kuu on üldse rahvas. Et see aspekt puudutab rahvast, töötajaid, tervist, avalikku meeleolu ja see võib olla siis seotud nii tervisega kui võib-olla ka üldse tööga, et näiteks töötuse kasv või midagi muud sellist võib ka muidugi olla. 27. august on meil Marsi opositsioon Uraaniga jällegi 6. maia, nii et tuleb jälle välja siit ka see tervise valdkond või siis ka noh, 6. maja on ka avalik sektor, töövaidlused, mingisugune poliitiline probleem, sidehäired näiteks, ja 28. august on Marss täpselt ascendendil Eesti riigil. Et see on selline kriitiline koht, seda enam, et 12. august tuleb päikesevarjutus, tuleb ta Eesti 3. majja ja tuleb kvadraati Pluutoga. Sisuliselt 6. maja tippu ja Pluutoga valitseb 6. maja. Et sealt tegelikult võib ikkagi tulla pinge, mis näitab, et meil on vaja tegeleda 6. maja probleemidega, kas see on siis tervis, on see töötuse tase, on see noh, kommunaalid lähevad ka 6. majja, et see võib olla kuidagi sellega ka seotud, et see ei pruugi olla ähm, ainult siis mingisugune haigus, aga mingi pinge siin on ja päiksevarjutused on siis alati väga olulised. Ja kuna see on 3. majas, siis 3. maja on seotud meediaga, ajakirjandusega, dokumentidega, sidega, transpordiga, üldse kooli ja haridusega, naaberriikidega muide, ja siseliikumisega. Et just maismaatransport ja side ja post ja telefon ja need asjad on siin esil, seal võivad olla siis probleemid või muutused. Miks sellest rohkem räägitakse, seda enam, et on Pluutoga veel kvadraadis sinna noh, 5. majja tegelikult, ametlikult ikkagi Pluto on 5. majas, väga 6. tipul. Et see võib olla seotud ka kuidagi laste või koolide või noortega või meelelahutusega näiteks või mingite avalike üritustega. Kas see on siis seotud selle viirusega, me ei tea. Võib olla ka hoopis mingisugune skandaal tuleb siin välja hoopis. Ja 28. august on meil kuuvarjutus ja Eesti kaardis tuleb see 10. majja, 4 kraadi kalades. No
kuuvarjutus 10. majas, alati kuuvarjutus toob ju midagi nähtavale ja 10. majas eriti, kui see tuleb riigi 10. majja, siis see on see, et me hakkame nägema, mida siis valitsus teeb, mida autoriteedid teevad, seal on ka riigi maine ja enamasti näitab see ikkagi valitsuse raskuseid, võib-olla maine kaotust, mingisugust võimupositsiooni nõrgenemist ja kuna kuuvarjutused on rohkem seotud ikkagi rahva ja massidega, siis see võib olla seotud siis rahvaga. Kuna ta on kalade märgis, mis on veemärk, muutlik märk, tüüpiliselt on siis seotud haigustega, epideemiaga, suremusega, üldse vee ja mere jälle sündmustega, noh, siit jällegi tuleb seesama rada, on ju, et see võib ikkagi olla siis seotud selle laeval alguse saanud, mis on siis merendus. Me tegelikult rääkisime sellest siis, kui meil oli septembri varjutus, et tuli Neitsi märki ja ühesõnaga seal juba sai räägitud tegelikult sellest, et võib tulla veega seotud probleeme ja laevanduses probleeme ja ka siis sellest haigusepuhangust. Aga siin tuleb see uuesti esile, et ühesõnaga ei ole üldse välistatud tegelikult, et Eestil tuleb ka tegeleda sellega, selle haiguse levikuga. Aga see, et samal päeval on marss ascendendil ehk siis 1. maja tipul, see teeb nagu ettevaatlikuks, et siin peab olema midagi olulist, sest 1. maja on nii-öelda keha, siin kuidagi oleks palju rahutust, rahva tervis võib kannatada, on streike, rahutusi, tulekahjusid, kuritegevust, halba tervist selliste seisudega olnud. Et ei tundu väga selline meeldiv aeg. Nii et kui vaadata Eesti kaarti, siis ma ütleksin, et pigem ikkagi seesama august-september. See on nagu kõige kriitilisem siin. Muidu paistsid sellised poliitilised probleemid, et noh, kuna meil tuleb siin ka presidendi valimine, siis mina arvan, et see presidendi valimine ei saa ka meeldiv olema, et seal on ka palju sellist kaklemist või ühesõnaga sellist väga pingeline, terav ja samas sellist kokkulepe ei tule kindlasti kergelt, et seal on väga suur surve ja võib-olla ka palju ebaselgust. Kui me räägime nüüd presidendivalimistest, mis on ka sama sõjaaknas, eks. no ega see ilmselt lihtsalt ei lähe seekord ka, nagu ta kipuks siin olema, et tuleb jälle palju vaidlemist ja eks näis, mismoodi see asi laheneb, aga ma mäletan, sa vaatasid, et kui see uus president peaks ametisse astuma või uus või vana, eks ole, seda ma veel täpselt ei tea, aga et siis on ju lõunasõlm Eesti kaardis aktiivne. Jaa, et tuleb Merkuuri peale, mis valitseb 5. maja, mis on presidendid ja see ametisse astumise aeg on väga kehval ajal, ütleme siis niiviisi, et kes iganes sinna ametisse ka ei saa, see saab olema väga raske ametiaeg, väga raske. Ja retroveenusega muidugi jah, tollel ajal, vist oktoobri alguses peaks see siis toimuma, jah. Jah, Nii et ega ta ei saa lihtne olema, muidugi Eesti kaardis endas on ka ju retroveenus. just. Et eks need Eesti asjad ongi selle, noh, see on loogiline, eks kaart väljendab seda, kuidas need asjad siin Eestis on. Venus on meil raha ja suhted ja diplomaatia ja kipuvad need asjad ikkagi olema siin natukene sellised konarlikud olnud kogu aeg, et on muidugi paremaid aegu ka, aga jah, see presidendi ametiaeg tuleb kuidagi väga kehval ajal, ütleme siis niiviisi. Jah, see augusti lõpp siin on muidugi jah, selline väga plahvatuslik, nagu me teame, Marsi uraani aspektid eriti on siis sellised opositsioon siin. Jah, nagu ma ütlesin, ma ei imesta, kui see on kuidagi Venemaaga seotud, sest et naaber tuleb sealt 3. majast, eks, et see võib olla hoopiski naaberriikidega seotud, nii et elame-näeme, aga ma ütleksin, et see kattub tegelikult selle tervisemustriga või selle pandeemia mustriga, kui sellest peaks tulema nüüd pandeemia, on ju. Ja ühesõnaga see august ja september on nagu väga keerulised ajad. Et aga kui me vaatame oma isiklikke sünnikaarte, nagu ma ütlesin, räägime sellest ka natukene, et kui vaatame enda sünnikaarti, et kas see meid puudutab või ei puuduta, siis alustage alati ascendendist,
ehk siis esimese maja tipust, nagu me siin kaardil näeme, siis Marss on ascendendil, see ei ole eriti tore. Kui teil isiklikus kaardis on Marss ascendendil, siis võib väga palju toimuda, eriti teie keha või ehk siis tervisega. Vaadake ascendenti, vaadake päikest, vaadake kuud, need on 3 kõige esimest asja, mida vaadata. Siis noh, ongi, kui needsamad päiksevarjutus või kuuvarjutus puudutab teie ascendenti, teie päikest, teie kuud, siis see võib olla seotud oluliste sündmustega ja te olete kindlasti mõjutatud rohkem nendest seisudest kui need inimesed, kellel ta ei puuduta, eks. Siis vaadake 6. maja, kui me räägime tervisest, eks. 6. maja on tervis, haigused ja töövõime. Ehk siis, kui tuleb varjutus 6. majja, siis see võib olla seotud tervisemuudatustega, muidugi võib olla ka töömuutuseid. Siis vaadake 8. maja, kui sinna tulevad pingeaspektid näiteks või ongi varjutused puudutavad 8. maja, siis 8. maja on väga seotud kriisidega, operatsioonidega, suremusega, ohuga, lõppudega, et see ei ole üldse meeldiv. Ja vaadake 12. maja, jällegi, see on haiglad, isolatsioonid, kinnised asutused üldse, et kui varjutused seal augustis on seotud teil 12. majaga, siis puudutab teid päris kindlasti rohkem kui teisi. Ja vaadake ka oma sünnikaardi Marssi, Saturni, võib-olla ka Neptuuni, Pluutot, et kui need saavad aspekte olulistel aegadel, mida ma siin kohe toon ka välja, siis just needsamad aspektid, needsamad ajavahemikud, mida ma eelnevalt siis ka välja tõin. Kui sellel ajal on teie kaart aktiivne, siis te võite olla kuidagi seotud siis selle viiruse levikuga. Eriti kui teil on sünnikaardil Marss, Saturn näiteks seotud 1., 6., 8. või 12. majaga, et ja saab siis seal aspekte, Marss või Saturn, siis need on need ajad, kus oma tervist jälgida ja võib-olla mitte otsida siis kontakte haigustega. Nii et kes peaksid olema siis ettevaatlikud, kui me räägime nüüd sellest konkreetsest haiguse puhangust, mis on siis seotud teatud märkide ja kraadidega. Kõige olulisemad on muidugi konjunktsioonid ehk siis ühendused, kvadraadid ja siis opositsioonid. Kui me räägime tervisest, vaatamegi siis seal selline kuni 3 kraadi ühele või teisele poole, eks. Mida täpsem, seda olulisem, aga see konkreetne haiguste puhang on seotud meil siis 3–8 kraadi jäära, kaalude, vähi ja kaljukitsemärgiga. Ja seda eriti siis just sellepärast siis, et see Marss-Saturni konjunktsioon oli meil seal 7°51 jääras ja augustis tuleb meil Marsi-Neptuuni ja septembris tuleb veel uuesti Marss-Saturni aspektid, mis aktiveerivad selle piirkonna. Ehk siis 3–8 kraadi jäära, kaaluda, vähi ja kaljukitsemärgid. Need saavad tugevalt siis pihta, mis tähendab seda omakorda, et te võite olla siis sellega kuidagi seotud, kui teie sünnikaardil on need mingisugused planeedid või ka ascended siis näiteks nendes märkides ja kraadides, siis jälgige kindlasti. Ja 17. august, sellepärast et siis meil teeb Marss Neptuuni kvadraat tuleb 3°59 minutit. Tuleb sealt siis vähkjäär ja Marss teeb siis aspekti Saturnile 1. september, mis on 13 kraadi jälle vähkjäär, eks. Ehk siis sealt tulevad need märgid, miks jäär, kaalud, vähk ja kaljukits 3–8 kraadi. Vaadake oma sünnikaarti, kas teil on ascendenti, päikest või kuud, need on 3 kõige olulisemat ja sealt edasi siis vaadake neid erinevaid maju, majade valitsejaid. See läheb natukene keeruliseks juba, aga kes astroloogiaga kursis on, nendel on lihtsam vaadata. Siis aktiveerib ka 3–6 kraadi veevalajat, lõvi, sõnni ja skorpionit. Et see on jällegi seotud siis nende aspektidega, mis on seotud Pluuto ja Marsiga näiteks siin.
Ja meil tuli ju Marsi kvadraat Pluutoga, mis on 5 kraadi sõnn veevala ja siis tuleb 3. oktoober veel Marsi opositsioon Pluutoga, mis on 3 kraadi lõvi veevala ja ühesõnaga sealtkaudu tuleb siis see aktiivsus. Et kui teil on sünnikaardil 3-6 kraadi veevala ees, lõvis, sõnnis või skorpionis, näiteks päike, ascendent või kuu, siis teie võite olla jällegi väga seotud selle haigusepuhanguga. See võib olla ka midagi muud, aga praegu me räägime sellest haigusest, sellepärast toon need asjad välja. Ja siis on 0-5 kraadi kaksikud, Neitsi, hambur, kalad. Just siis juuni lõpp, juuli algus puudutab teid, kus on meil Marsi sõlme kvadraadid, Marsi-Uraani konjunktsioon, mis on kaksikutes ja 3. juuli on siis Marsi-Uraani jah, Marsi-Uraani konjunktsioon tuleb 3 kraadi kaksikutes, jah. Ehk siis sellepärast 3-5 kraadi. Kaksikud, Neitsi, hambur, kalad. Kui teil on seal ascendent, päike või kuu nendes märkides ja kraadides, siis olge ettevaatlikud nendel aegadel. Ja siis muidugi 20 kraadi lõvi. Jällegi vaadake natuke siia-sinnapoole ja veevalaja samamoodi, sest et siit tuleb see kvadraat, eks. Ja siis 4-5 kraadi kalad Neitsi. Jällegi, et just varjutused puudutavad siis teid 12. august, kus meil on päikesevarjutus, mis tuleb 20 kraadi lõvis ja 27. august tuleb meil kuuvarjutus, mis on 4-5 kraadi siis kalades. Sellepärast on teie jaoks need ajad siis kriitilised. Saate varjutustest pihta, mis tähendab seda, et see mitte ei ole ainult augusti teema, vaid see on kogu poole aasta teema alates augustist. Et sealt võib tulla siis erinevaid sündmuseid muidugi. Ja see päikesevarjutus on meil seotud ka Gröönimaaga, Island ja Hispaania, eks. Nii et need on need kohad, mida siis puudutab see varjutus kõige rohkem. See ei pea olema see, et kõik need riigid on esil, aga mina arvan, et selleks saab olema Hispaania, sest Hispaania kaart on väga keeruline. Seega, vaadake oma sünnikaardid ka üle ja jääme lootma, et ikkagi seal juulis, kui meil on need positiivsemad aspektid, saadakse see asi ikkagi kuigivõrd kontrolli alla. jah, eks me ikka peame lootma parimat, et aga noh, seisud on üleval, et sellepärast me need ka esile ju toome. Aga jah, juuli võib-olla siis on siis see parem versioon, eks ole, mis on siis sekstiil, siit saab vaadata neid tsükleid ka, eks ole, mis siin alguses oli. Ja sealt ta läheb edasi. Et noh, sõltub, kus see lõppvaatus siis on. Et võib-olla alles 27 aasta augustis, kus on siis opositsioon. Näeb Jah. selliseid päris tulemusi või lahendusi nendele, mis siin alguse said. Jah, sest opositsioon on kulminatsioon. Nii et eks ta nii on jah, meil on üsna pingeline, aga samas need suvised aspektid, mis siin juulis nüüd tulevad, et need on ikkagi pigem positiivsed, eks ole, et väliste planeetide vahel. Jaa, et mina soovitan minna ja kuulata meie aasta kokkuvõtet, et seal ma rääkisin kõikidest nendest aspektidest üsna pikalt ja põhjalikult, et ei hakka siin täna üle kordama. Just, tasub alati üle kuulata, sest et info muutub võib-olla alles hiljem aktuaalseks. Just. Aga mis siin ikka, tõmbame otsad kokku, et tulge liituge meie kommuuniga kogukond.astroloogiaabi.ee ja kohtume taas uutes kohvijuttudes. Kõike head! Kõike head!